Ma räägin siia sisse. Ma võin selle kättega võtta. No super äge, tere hommikust kõigile. Olen siis Joel Reinaru, te ei peagi mind tundma, see on täiega okei. Polegi tähtis, kes ma olen. Tähtis on see, et kes Jeesus on. Ja ma usun, et selle päeva ka võtame nagu avatud südamega, avatud kõrvade ja silmadega ja katsuge Joelist läbi vaadata ja vaadata seda, mida Püha Vaim täna sulle tahab rääkida. Et ma olen juba praegu saanud super õnnistatud selle teie koguduse poolt nagu näha, et siis uusi koguduse liikmeid ja siis noored abielluvad, see on ülikuul. Teate, miks peab noorelt abielluma või? Keegi ei tea. Pildid jäävad ilusad. Ürita sa pärast photoshopida või teha midagi seal ei anna, et kui noored ikka tulebki abielluda, nii et selliseid usklikke mehi on vähe, kes julgevad selle otsuse nagu noored teha, aga mina olin üks nendest ka, ma olin 21, ma ei tea, kuna sa oled ilmselt veid vanem. Mina olin 21 ja Signe, mu abikaasa, oli 18, kui me abiellusime ja ka pildid olid väga ilusad ja oleme 18 aastat olnud koos ja meil on 5 imelist last issand andnud, nii et meil on päris suur pere ja see on minu esimene kogudus, kus ma pean teenima ja tegelikult see ongi naljakas, et Jumal näeb vahel asju nagu tähtsuse järjekorra mõttes näeb teistmoodi, kui meie oleme harjunud nägema. Ja näiteks ka kui peret mõelda ja oma abikaasasid ja neid inimesi, kes meie ümber on, et Jumala jaoks siis, kui me ise usume, et Jumal on nad meie ellu andnud, siis vahel on nii, et me mõnda muud asja peame tähtsamaks, kui see, mille Jumal meile kõige lähemale on pandud. Nii et ära kunagi oma abikaasat unusta, et Jumala silmis, kui te olete nagu laulatatud ja siis see on esimene inimene, kelle eest sa vastutad, vaata, kelle Jumal, just ma räägin mehele, et selles mõttes. Ja naine peab lihtsalt olema siis oma mehele toeks ja julgustuseks ja selles mõttes lihtne. Aga kui tohib, siis ma palvetan siia algusesse, enne kui me teemasse läheme ja vaatame siis, mida Pühal Vaimul meile kõigile täna õpetada on. Ma olen ise ka alati sama nagu põnevil, sest mina teid ei tunne, eks, aga Jumal teab kõige paremini, mis teil vaja on. Nii koguduse nagu isiklikult, et minu jaoks on super oluline, et ma täna annaks edasi seda, mida Püha Vaim teile tahab anda. Nii et kallis isa, ma tänan sind lihtsalt selle hommiku eest, selle kalli koguduse eest, Jeesus, mille sa oled istutanud ja rajanud siia Pärnusse ja mis on aastaid ja ilmselt aastakümneid vist tegutsenud ja Jumal, sinu käsi on olnud selle peal. Ja ma tänan selle õnnistuse eest, mida nad on juba saanud kogeda, aga ka selle õnnistuse eest, mida nad on saanud siin selles linnas ja paigas edasi anda. Jeesus, tänu sulle iga üksiku koguduse liikme eest, kui kallid nad kõik sinule on, Jeesus. Palun näita seda täna. Ja toida just oma kogudust sellega, mida nad vajavad siin. Luba, et minu suu oleks sinu kasutuses ja kallis Püha Vaim too esile ka minu südamest ja mõtetest seda, mis mitte ei kisuks maha, vaid ehitaks üles, Jeesus. Me igatseme seda, et sinu kogudused Eestimaa peal lööksid särama. Sellistena, nii nagu sina neid oled plaaninud. Mitte sellistena, nagu meie neid tahame näha, vaid täpselt sellised, mida sina oled ette näinud ja plaaninud, Jeesus. Au ja kiitus kuulub sinu nimele. Amen. Ma sain kohe alguses, siis Risto, see oli nii äge, et sa ütlesid, et sulle miks küll pähe ei ole tulnud, sa ei Joeli kutsunud siia. No tegelikult Risto on mind hästi palju unes näinud, aga kuna ta meelgi pastor ja ta unenägudele ei toetu, siis ta lihtsalt ei ole seda teinud, et ta lihtsalt unenäo põhjal kellegi Joeli kutsunud, et oli vaja ikka muud kinnitust ka selleks ja nii ongi minu meelest õige. Aga Ristost on minul ka mälestus ikkagi Dream Roomist ja muusikamaailmast ja ma ei tea, kas sa olid siis juba, ilmselt sa olid siis pastor, kui sa meid Kruksiga kunagi külla kutsusid. Ja kui kogudus käis koos kuskil korteris, mida sa mäletad? Ma olin siis noortejuht ja meil oli seal vanast teenistus. Jah. Kas teil on vahepeal ka mingeid erinevaid pleisse? Tulitegi korterist siia või te olete rännanud ringi? Me oleme veel seal vahepeal oli vähemalt 2 vahepeal. Okei. Üliäge. Ma täna mõtlesin ka, et huvitav, kuhu ma tulen vaata. Et see oli, ma ei tea, 20 aastat tagasi reaalselt või rohkem isegi nagu see, kui ma käisin seal korteris käisime ja see oli super fun, see oli nagu siuke sünge place ja asja ja nii, aga see ongi üliäge, vaata, issanda kogudused on nagu nii erinevad ja ei ole nagu seda, et okei, teeme nüüd ühe õige koguduse mudeli, siis hakkame seda koppima, sest et Jumal loob ainult originaale, ta ei tee koopiaid, nii nagu inimestega ka, sa ei ole kellegi koopia, vaata, vaid sa oled originaal, sa oled täpselt see, kelleks Jumal sind on loonud ja täpselt sama on kogudustega ka, nii et siin peab olema hullult selline relax või nagu siuke rahu enda sees ka, et mitte võrrelda, mitte proovida, mitte ratatata. Õppimine on hoopis teine asi, see kui sa näed, et keegi teeb midagi hästi ja värki ja sa võtad sealt pealt malli ja kopid ja teed järgi ja proovid nagu samasid tulemusi, see on ülihea. Jeesus oli
oma jüngrite jaoks õpetaja ja paljuski see õpetamine tähendaski seda, et vaadake mind ja tehke järgi, mis ma teen. Ja sellepärast Jeesus ütleb ka ju seda, et kes usub minusse, teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta ütleb Johannes 14, ta ütleb ka seda, et kui te ei usu muu pärast, siis vaadake mu tegusid, mis ma teen. Ja tegutsemine on nii koguduse elus kui nagu uskliku usu elus on nagu lahutamatu osa meie usust. Ja ma sain kuidagi sellise pildi, ma sain küll pildi, kui ma istusin siin ja vaatasin seda kõike pühadust, mis siin nagu toimus, see on nii ilus. Ja siis kogudusest ma ei ole varem sellist asja saanud. Kujuta ette, et sul on mingid ülirikkad tuttavad, kes peavad kuskile ära sõitma pooleks aastaks ja neil on kodus üks tohutult kallis, nagu reaalselt üks kallis, mis iganes, kes iganes kunstnikud maailmas on, ütlen nüüd kiiresti, Risto, üks kunstnik. Picasso maal, mis on selline, mitte selline väike, vaid selline suur maal, kohe kullatud raamiga ja kõige värgiga, kujuta ette. Et neil on selline aare on neil kodus. Ja nüüd nad lähevad ise pooleks aastaks ära ja nad ei muretse oma kutsu pärast ja kiisu pärast ja kanade pärast, kes neil seal on, need saavad kõik ise hakkama või siis nad ei saa hakkama. Aga nad muretsevad vaata selle pildi pärast, mis on ülihinnaline, ülikallis. Ja sellise vana kalli nagu antikvariaadi juures on ülitähtis siis mitte ainult see, et mida see pildi peal joonistatud on, vaid see pilt ise. Kõik see, et ta säiliks nagu originaalkujul ja kõik, et oleks nagu perfect. Nagu mõni vana E36 poiste jaoks, kui sa näed, et see on ikka kodarväljad all ja selline ilus prillikivi, kes ostet pole ja talve pole näinud. Ja nüüd sulle antakse ülesandeks, et kuule, me toome selle maali sinu kätte ja kas sa saaksid pool aastat seda maali nagu hoida? Pool aastat, et sa saaksid hoida nagu, et temaga midagi ei juhtuks. Ja siis sa mõtled, okei, no bigi, et ma panen enda tuppa seina peale, aga siis sul tuleb meelde, et kui sul on lapsed, siis sul tuleb meelde, et oi, mul on ju lapsed. Või siis kui sul on sõbrad, siis sul tuleb meelde, oi, mul on sõbrad. Või sul on kass või mis iganes asjad. Nii, ei metsa seina peal ikka ei saa panna. Toimub ma keldrisse. Keegi ei näe, ma panen, ma ei saa keldrisse panna, see on niiskus, vaata. See teeb nagu ju, mis see maaliga teeb, eks ole, värvid, kõik asjad, see võib kahjustada seda. Ja mis ma teen, ma viskan talle, panen mingi suvalise vaiba või riide peale, ma panen ta lihtsalt kusagile kuuri, ei saa panna, kus sa hoiad nagu midagi sellist ülihinnalist. Ja sul on tegelikult lihtne öelda, okei, pool aastat, mis see siis on, et ta ei liigu, ta ei küsi leiba ja värki nii, aga sa pead hoidma teda, et temaga midagi ei juhtuks, sellepärast, et sa tead, kui kallis ta on sellele omanikule. Ja mõtle nüüd tegelikult, see pilt kogudusest. Kogudus on antud inimeste kätte. Täiesti crazy, see on meie kätte antud, need kallid kogudused, vaata. Siis need ei ole meie omad. Aga Jumal on andnud nad inimeste kätte, et meie hoolitseks nende eest ja vastutaks ja eriti no pressure koguduse juhtidele, eks, et kui kallid tegelikult on kõik kogudused issandale, siis on võrrelda väheke sellise kalli maaliga, mida sa mõtled, sest okei, kuidas hoida. Ja ma usun, et see täna, võib-olla see teema ka, et need vaimuannid ja kõik, et me ei taha ju, et midagi läheks vaata siit kogudusest nagu kas mööda või midagi läheks kaduma või midagi oleks selline, mis Jeesuse tagasi tulles ta vaatab, et nagu, kuulge, mida te siin nagu teete, kas teete lihtsalt klubi või? On teil kõigil need liikmakaardid ka ja asjad, et ei oleks midagi sellist, vaata, mis isandale, ühtepidi, mis ei ole talle tähtis, aga millele me oleme ülipalju tähelepanu pööranud. Ja teine asi, et meil ei oleks puudu sellest, mis on temale kallis. Ja see on, ma arvan, alati ka nagu see koht, kus me peame mõtlema, et me ei saa nagu näha kogudust lahus oota koguduse üksikliikmetest, et kui kallid tegelikult te olete Jeesusele. Ja mitte te ei ole lihtsalt tähtsad sellele kogudusele, et statistika oleks kõva ja te kõige kiiremini kasvu kogudus oleksite, vaid kui nüüd see asi nagu eleveitida ja tõsta nagu sellele Jumala tasandile, siis kui kallis ja väärtuslik sa oled Jumalale. Nagu siin ei anna enam paralleeli tõmmata ka selle Picasso maaliga, vaata. Sest et Jumal on midagi meie eest vaata teinud midagi nii mis näitab meie väärtust. Kui me ei mõista Jeesuse risti surma nagu suurust ja tähtsust, siis me kunagi ei leia oma väärtust nagu Jumalale. Et see on üli nagu kallis ja tähtis asi. Kuidagi selline tunne tuli, et kui vaimuandidest nagu rääkida, siis
siis ma olin ükskord Tampere Nelipühi koguduses jutlustamas, seal oli selline evangelistide summit ja siis ma jutlustasin tollel õhtul ja seal oli üks muusik, Soome muusik, Pekka Simojogi, võib-olla mõni teab ka seda nime. Ja tema on selline vahva tüüp, et ta on sündinud missionäride lapsena kusagil Aafrikas, minu meelest Namiibias ja tal oli kaasas üks vahva auto, selline plekist seal Aafrikas, siis lapsed ei saa poodi minna mänguasju osta, eks ole, vanemad ka, isegi kui nad armastavad oma lapsi, nad ei saa osta neid mänguasju, aga need mänguasjad tehakse ise. Ja seal oli tehtud plekkpurkidest ja mingi plekijuppidest ja värkidest selline umbes nii suur nagu see Land Cruiser. See on põhiauto, millega Aafrikas sõidetakse, missionärid sõidavad Landcaritega, suured kallid autod. Ja see oli see, mida lapsed näevad ja mida nad nagu teevad ja oli tehtud selline auto. Mitte lihtsalt, et plekkpurk ja siis oli pandud Toyota markeriga ette, vaid see oli tehtud reaalselt. Seal oli isegi see tagavara ratas taga, seal oli väänatud rattad nagu traadist. Ja see oli niimoodi, et ta oli, kui see maas oli, siis ta tuli selline varjus nagu traat tuli ja see traat oli otsast väänatud niimoodi nagu rooliks. Ja reaalselt, kui keerasid seda, siis rattad keerasid. Ja sellise asjaga need lapsed seal mängivad, sõidavad ringi ja nüüd korraks mõtleb, pane nagu taustale mõni mänguasi, mis meil kodus on. Lihtsalt plastmasjunnid võrsas Pepa näoga võib-olla, mis on lihtsalt ühes vormis nagu pressitud kokku ja palun mängi. Võib-olla paned patarei sisse ja teeb prääks. Ja seal ei millestki oli tehtud selline nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, kunst töötab nagu täis funktsionaalne ja selline, ma ei saa, ma pean liikuma. Võta sealt alt või lahti. Võtan igalt poolt lahti ennast. Meeldib see Kristuse vabadus. Ma ei lase ennast vaheletesse panna. Ja see masin põhimõtteliselt sõitis seal ja kui ma nägin ta lava peal rääkis sellest oma sellest Namiibia ajast ja kõigest sellest, mis tal elus nagu seal oli ja mida ta seal nägi ja Soome tagasi tulles, kuidas seda Soome kirikut nägi, et teenistused Aafrikas, nii nagu Kristoga enne rääkisime ka, et vähe teistsugused kui meil, et 4 tundi on siis alles soojendus on ja meil on nii, et kui 1,5 tunniga läbi ei ole, siis osad hakkavad nihelema ja tahaks juba koju, aga see on nii teistmoodi kõik. Aga kui ta seda autot seal lava peal näitas ja siis ma nägin ühte asja, mis on nii tõsi nagu meie kogudusega täna ja vaadates Jumala sõnast apostlite tegusid, vaadates seda, kuidas apostlid liikusid ja praktiliselt 0 vahenditega nad muutsid tervet maailma. Ja meie täna oma sellise suure vabaduse ja külluse ja rikkuse ja kõigi tarkuse ja kõigi vahenditega meie mõju selles maailmas on üliväike võrreldes sellega, mis algkogudusel oli oma piirkondades. Ja ma sain aru, et midagi nagu valesti, sest et Jeesus ei ole ju muutunud. Kas võib olla tõsi, et meie oleme muutunud? Et need Aafrika lapsed, kellel pole mitte midagi, nad suudavad valmis teha sellise auto, millel rattad keeravad ja mis on traadist väänatud. Ja meie tänapäeval suudame toota ainult, no mitte kõik ei ole mõttetu, mis toodetakse, aga päris paljus nagu on sellist ülilihtsat ja nagu mingi, saate sellest pildist aru, eks, kui te peaksite nägema seda plekkautot, ma ei tea, peaks ostma see on lihtsalt nagu nii sürreaalne näha. Aga see tegelikult ka on ju pilt sellest, et kuidas need mehed, kes elasid pidevalt tagakiusu all, pidevalt põgenesid, pidevalt nad olid vangis, nad olid saanud peksa, neid ähvardati ja nad suutsid ikkagi korda saata midagi palju enamat, kui meie täna siin vabas Eestis tihtipeale oma kogudusega. Ja kui seda pilti, oma elu, ma räägin 100% endale jutlustan ka ja mõtlen, et mis on meiega nagu juhtunud, et mis on toimunud, et meie mõju täna ei ole selline, nagu ta võiks olla, sest Jeesus tegelikult ei ole ju muutunud. Ma ise olen pärit Luteri kirikust ja väga armastan Luteri kirikut ka ja ma olen üles kasvanud sellises, ütleme nii, et traditsioonilises Luteri kirikus, torn ja kellad ja värgid ja orelid ja kõik asjad ja see on olnud minu elu. Mu isa on olnud pastor, vanaisa on olnud pastor ja ma noorena arvasin, et ma saan taevasse tänu sellele, kes mu isa on, et ma taevaväraval ütlen, et ei, tead, kes mu isa on. Aga siis ma mingil hetkel hakkasin elus ikka aru saama, et vaata,
kui Jumal on südamete tundja, siis ta tegelikult ju näeb minu südant, kuhu poole ma oma südames liigun, mitte seda, mis ma oma suuga lihtsalt ütlen ja mis mulje ma endast jätan. Ja Jumal on mind nii palju õnneks muutnud tänu Jumalale, et ma ei ole sama inimene, kes ma olin 10 aastat tagasi. Tänu Jumalale, et ma ei ole sama inimene, kes ma olin 4 nädal. Et püha vaimu töö meie sees peab olema jätkuv ja kõige otsem ja lihtsam tee nagu täieliku nagu hävinguni on see, kui sa paned oma südame lukku ja ei lase seda muuta. Et see on nagu lihtsalt Jumala mõistise suhtes Jumalaga, kes on elav ja keda me võimegi jääda tundma õppima. Kui me ühel hetkel lihtsalt otsustame, et siin on kõik, et sellest mulle piisab, siis see on meie jaoks häving, sest see on täielikult tagasiminek. Kui me paneme oma südame lukku ja otsustame, et okei, ma nüüd tean kõike. Et seda nagu noorusklik, ta võib nii mõelda, sest et koolis ka ilmselt, kes õpetajad on, teavad, et eks lapsed, neil tekivad mingid hetked, kus nad arvavad, et nad on kõige targemad ja kõige teadvad, et nad on valmis ka õpetajaga vaidlema ja selgitama õpetajale, kuidas see elu tegelikult käib. Ja nii ka tegelikult kristlikus koguduses vahel on nii, et noored usklikud, nad võivad nagu nii mõelda, aga me, kes me oleme usus ka juba edasi läinud ja kasvanud, siis me saame aru, et tegelikult me isegi, ükskõik, kas sa oled 10 aastat või 20 aastat olnud usus ja Jumalaga vägevaid kogemusi saanud, siis ikka Jumala püha vaim on võimeline sulle ilmutama midagi uut. Näitama midagi uut sinu enda kohta, näitama Jumala kohta, nii et selline nagu südame pehme hoiak võiks olla ka täna nagu meie igaühe sees, et Jumal, et tõesti räägi minuga, et ma igatsen ja vajan kuulda sult midagi, mis muudaks mu elu, mis aitaks mul nendes võitlustes, mida ma olen 10 aastat alla jäänud, mis aitaks mul nendes saavutada läbimurde. Ja ma usun, et Jeesus seda täna teeb. Nüüd minu elu läks edasi niimoodi, et ma tegin bändi, kui ma olin 17, siis hakkas minu elust teadlik see koht, kus ma astusin nagu Jumala teenistusse. Ja ma sain aru, et okei, et minu käed ja jalad ja minu elu, ma võin siin elus, laias laastus on nagu meie tegevustel nagu 2 mõtet. Üks mõte on nagu see, et mida ma teen, see saavutab mulle kas nagu mingisugust heaolu ja värki ja nii ja ma teen palju raha ja õpin, saan hea hariduse ja kõik need asjad nii. Aga need asjad jäävad siia sellesse maailma, et kui minu stopper läheb kinni, siis need kaotavad tähenduse. Ja siis on need asjad, mis sa oma eluga teed, mis on investeerimine igavesse ellu. Et see, kas sa siin elus sõidad Škodaga või sõidad sa Lamborghiniga, siis see jääb siia roostetama niikuinii. Aga see, kas oma sõpra näeb taevas, kui sa oled talle Jeesusest rääkinud, siis see on selline asi, mis sa lõikad nagu igavikulist vilja. Ja Piibel väga selgelt õpetab ka seda, et on see lihas käimine, lihas elamine ja see vaimus. Ja see vaimu osa on see, mis jääb alles. See on see, mis jääb alles. Ja mina sain sellest aru, kui ma noorte tööd hakkasin tegema 17-aastasena ja ma sain aru, kuidas minu jaoks, kui ma olin juba läinud ülikooli ja Tallinnas juba töötasin ja erinevaid töökohti vahetasin ja nii, siis ühel hetkel Jumal näitas mulle minu südames seda minu elu eesmärki ja kutset. Ta näitas seda läbi selle, et kui ma valisin erinevaid töökohti, siis minul ei olnud tähtsam nagu kõvem palk või nagu raha. Sellest oli täiesti ükskõik ja siiamaani on. Vaid minu jaoks oli tähtis see, et kas ma saan reedel varem ära töölt, et sõita 100 kilomeetrit sinna Läänemaale oma kogudusse noorte tööd tegema. Ja see oli see koht, kus Jumal näitas nagu minule selle minu kutsumuse ja selle koha, kus tema tahab mind kasutada. Nii et ma usun, et ükskõik kui noore või vanana, siis me saame astuda sellesse Jumala nagu kutsumisse. Sest et Jumal ei ole loonud meid lihtsalt mingi 2 miljonit Arturit ja 2 miljonit Jaanat ja siis ta hakkab mõtlema, okei, mis ma nendega teen. Vaid Piiblis on kirjas, et kui ta sind tegi, siis tal oli juba teada, miks ta sind loob. Miks ta teeb sind selliseks, nagu sa oled. Miks ta annab sulle just need omadused ja need oskused ja annid, et tal on iga ühte meid luues olnud nagu teadlik plaan, miks ta meid loob. Probleem on lihtsalt selles, et nii kui me nagu teadlikuks saame, siis me jookseme vastas suunas tihti peale. Mitte me ei tule tema juurde ja küsi, et okei, et mida sa tahad, et ma oma eluga teeks. Aga ükskõik mis hetkel, kui sa tuled Jumala juurde, siis ta käivitab selle plaani uuesti. Ta võtab sind vastu ja ta hakkab esile tooma kõike seda, mis ta on pannud sinu sisse, millest sa võib-olla pole olnud teadlik. Sa arvasid, et sa oled lihtsalt ilus, aga tegelikult sa oled tark ka. Ja siis ta hakkab esile tooma mingeid oskusi, tegelikult sa oskad laulda hoopis seal. Et ta hakkab esile tooma neid asju ja see oli minu jaoks väga äge koht, kui ma hiljem küll tagasi vaadates ma sain aru, et sealt Jumal näitas mulle, et see on minu tee, see on minu kutse. Et millele põhinedes ma oma valikuid nagu tegin. Ja super äge. Nii et ma olen sellise väga
vabakogudusliku luterliku taustaga, sest et minu isa ja minu vanaisa on olnud üli nagu avatud nagu kõigile kristlastele ja vanaisa on olnud Oleviste ärkamises osa ja tema kodu Tallinnas on olnud üks põhipalvepleisse ka, kus on minu lapsepõlv oli see, et meie elutoas all inimesed oksendasid kurja vaime välja ja inimesed tulid usule, seal lihtsalt KGB käis luuramas seal ja hästi, et selline on olnud minu lapsepõlv, mida ma mäletan nagu oma vanaisa kodust ja ka meie kogudus, mu isa kogudus Lääne-Nigulas, siis on olnud kogu aeg avatud kõigile konfessioonidele, kõigile kristlusele, et mina pidin hiljem hakkama õppima alles, et erinevad konfessioonid päriselt ka mõtlevad erinevalt, aga ma mõtlesin, kõik on õed ja vennad ja siia mõtlen seda ja nii. Ja kõige selle sees, mis siis eks minul tekkisid ka need samad küsimused, et miks ma olen näinud neid asju oma vanaisa kodus ja miks ma olen näinud neid asju, kui ma loen apostlite tegusi, aga miks ma ei näe neid asju oma elus? Et näiteks haiged saavad terveks. Miks ma ei näe neid asju? Mul alles hiljuti helistas ka üks koguduse juht ja ütles, et Joel, et ma tahan, et sa tuleks meile rääkima. Ma ütlesin, et teil on nii äge kogudus, et ma ei taha tulla teile rääkima. Et mul pole midagi teile öelda, et te kõik õigesti. Siis ta ütles, et aga kuule, et me kogudusega oleme ka palvetanud ja mõelnud ja me vaatame, meie kogudus kasvab ja kõik on nagu timmu-vimmu. Aga me ei näe oma koguduses, et meil tuleks esile prohvetlik sõna. Me ei näe oma koguduses, et haiged saaks terveks, et pimedad saaks nägijaks, et kurdid saaks kuuleks. Me ei näe neid asju, mis algkoguduses oli ja tegelikult millele Piiblis ei ole öeldud, et hei, siiamaani need tulid ja edasi need katsuge on silma hakkama saada. Et Jeesus ei ole ju muutnud. Ma tahan, et sul kogu aeg taustal nagu kõlaks see, et meie seame oma usus, seame selle raamatu, me seame üle kõigest. Piibel valitseb koguduses, mis tähendab seda, ei valitse ka meie kogemused. Et kui mina 20 aastat ma pole näinud, ükski haige saab terveks, siis mitte Piibel ei eksi, vaid mina eksin. Ja ma pean välja uurima ja küsima ja mõtlema, et okei, mis ma siis valesti teen, mis ma peaks tegema selleks, et näha, et mõni haige saab terveks, kui ma tema peale käed panen. No minul oli see ülilihtne. Minul oli see seotud väga tugevalt sellega, et ma ei olnud kunagi ühe haige eest palvetanud. Sellepärast ma lihtsalt ei näinud, et ükski terveks saab. Teravamad pliiatsid saavad aru, et see on päris tihedalt seotud omavahel. Aga siis läks elu edasi ja ma hakkasin märkama seda, et kuigi ma olen kristlane ja ma teenin Jumalat ja ka mu teenistust, ma näen, kuidas Jumal kasutab, kui rääkida sellest bändist ja muusikast ja kõigest ja pluss meediast, milles ma olen kaasas olnud. Et ma näen, et Jumal seda teenistust nagu kasutab. Siis üks asi oli, millest ma olin veits proovinud nagu mööda hiilida ja see oli see isiklik elu puhtus ja pühadus. Ja me oleme võib-olla, eriti kes veel on kasvanud üles kirikus, siis me on kuidagi veits, ma ei ütle, et seda kunagi sõnastatud on, aga meile on nagu räägitud sellest sellisel viisil, et sa saad vabaks küll oma patust, kui sa sured. Et siin elus me jäämegi võitlema nagu patuga ja kõigi, siis on nagu, no pigi, ma jälle langesin, et kõik langevad järelikult, on ju. Siis ei saa nii olla. Sest Jeesus ütleb patusele naisele, mine ja ära enam tee pattu. Ja Jeesus ei keera ringi ja ta ei hakka jüngritega koos naerma, et ta niikuinii ei suuda. Vaid Jeesus ütleb, mine ja ära enam tee pattu. Ja kui me ootame, et kui me sureme, siis me saame nagu puhtaks ja vabaks ja siis tuleb mingi valgustus ja värkini, siis see ei ole see Piibli religioon, siis see ei ole see Piibli usk. Sellepärast, et Piibel ei ütle, et surm on meie päästja, vaid ta ütleb, et Jeesus on meie päästja. Ja minu jaoks hakkasid osad Piibli nagu kirjakohad hakkasid nagu raskelt kriipima minu enda südant, sest mu fassaad oli korras ja polnud mingit probleemi kahelda, et kas Joel on õige mees või ei ole. Kõik arvasid, Joel on õige mees. Joelil olid õige mehe teod ja õige mehe nägu. Aga õige mehe vilju ei olnud. Ja kui ma hakkasin lugema Piiblit nagu mitte lihtsalt nagu hommikul, et okei, täidame selle miinimumi, et Jumal on siis hea meel, et ta vaatab, et näe, Joelin, et suvitavad taevauudised ka, eks ole, aga siis muidu passid Delfis ülejäänud päeva. Et kui ma hakkasin seda Piiblit päriselt, meie elus oli 11 aastat tagasi abikaasaga selline läbimurdeline moment, kus me saime aru, et meil ei piisa Jeesusest teadmisest, vaid me tahame teda tunda. Ja selleks, et kedagi tunda, me vajame temaga kohtuda. Ja kui öeldakse, et Jeesus elab, siis elava inimesega on võimalik ju leppida kohtumine kokku ja saata ka kokku, eks ole. Ja kui Jeesus elab veel, me ütleme, et Jeesus elab rohkem kui me elame, eks ole, siis peaks olema ju võimalik Jeesusega kohtuda. Sellisel viisil.
et ma mitte enam ei usu ainult sellepärast, et mu vanaisa uskus ja mu isa uskus, vaid ma usun ise sellepärast, et ta ostab minu isiklik päästja ja minu Jumal ja ma olen temaga kohtunud ja ma tunnen teda. Ja 11 aastat tagasi minu elus oli, kus ma oma südames sain aru, et kõik see, mis ma räägin oma noortele, on täiega 100% õigest. Ma räägin piiblist, et Jeesus saab sind vabastada sinu pattudest, sinu ahelatest ja luua sind uueks, anda sulle uue elu. Aga ta ei olnud teinud veel seda minu elus. Minu elus oli veel pattu, oli salajasi igasuguseid asju, mis ma, kui keegi teine ei näe, mida ma arvutist vaatasin, kui uksed olid kinni ja kardinad ees. Ja kui mu noored oleks teadnud, millist elu Joel tegelikult sees elab, nad poleks mitte ühtegi sõna kuulnud, mis ma räägin. Ja ma sain aru, et piibel räägib ka minust, et ma olen täpselt, ma olengi see silmakirjalik variser, kes on suutnud luua endast sellise kristlase nagu mudeli ja sellise fassaadi. Aga see, mis siin sees toimub, sellega pole justkui nagu tegeletudki. Signe, mu abikaasa kutsuti üks päev kooli 1. klassi lastele rääkima jõulujuttu. Meie laps läks 1. klassi aasta tagasi ja siis Signe teati, et on kristlane ta ema ja õpetaja on ka siuke kind of nagu vist on kunagi ristitud ja mingi seos on. Ja siis ta kutsus, et kuule, Signe, kas sa saaksid tulla ja rääkida seda päriselt, seda jõulu nagu tähendust ja kõike seda mõtet ja nii. Ja siis me olid, let's go, täiega äge, et harva juhtub selliseid asju, aga siis Signe käis ja rääkis ja ta sai ka jumalalt nagu midagi, et kuidas sa lastele seletad. Ja siis ta rääkis sellest, et kui me, siin te olete kõik nii ilusasti riides, ilus kogudus ja te ilmselt 2 korda nädalas vähemalt vahetate riideid, on ju. Kütid võib-olla mitte, aga 2 korda kuus siis teeme. Aga sa pead vahetama oma riideid, sest et riidetega on see värk, et nad lähevad mustaks. Nad lähevad mustaks, nad määrdud, nad hakkavad haisema, nad tulevad augud sisse värki. Kui see sind ei sega, siis siganes teisi segab ikka, on ju. Et peab siis kas või ole siis teiste vastu armuline ja vaheta riideid, on ju. Ja me vahetame neid riideid. Aga meie süda on veid samamoodi nagu riided. Et kui me siin maailmas elame ja käime ringi ja me vaatame asju ja me kuulame ja me teeme ja värki nii, et meie süda saab ka määritud. Signe rääkis seda pilti nendele lastele, et kui me riideid peseme pesumasinas ja nad saavad puhtaks, siis kas teate, et Jeesus on see, kes saab pesta meie südamed puhtaks. Ja see oli meie jaoks ka, minu jaoks eriti see oli see koht, kus ma sain aru, et aga ma oma südamega ei ole veel tegenud. Ja ma tahtsin, et midagi muutuks, sest ma sain aru, et minu jaoks on ainult 2 valikut. Kas ma lõpetan selle silmakirjaliku elu, selles mõttes, et lähen lihtsalt maailma ja selle usuasja jätan, või siis ma päriselt kohtun selle Jeesusega, kes on võimeline võtma ära minu selle džangi, mis mu sees on ja vabastama mind minu sõltuvustest ja ahelatest ja kõigest sellest nilbusest, millega ma tegelesin ja mida ma arvasin, et okei, kui ma surmani vastu pean ja saan taevasse, seal ma olen vaba. Aga kas sa tead, et Jeesus ei surnud sinu eest risti peal ainult sellepärast, et sa ükspäev taevasse saaks, vaid ta suri, ta maeti maha ja ta tõusis ülesse. Ta läks taevasse ja ta saatis oma püha vaimu meie sisse. Ta suri sinu eest sellepärast, et see taevas saaks sinu sisse juba siin. Ja siis toimus midagi minu elus, kui ma igatsesin, et Jeesus, ma vajan ise sinuga kohtuda. Ja ma mäletan, see oli üks pühapäev, lühidalt räägin oma tunnistuse ära, 5 minutit. Üks pühapäev ja ma olen üles kasvanud kirikus, lihtsalt see on taustal, ma tean kõiki neid lugusid, okei, ma võin taevavärava kõik need kviisi võin ära vastata ja mis iganes ka huudite õigesti ja nii. Aga see oli üks pühapäev, kui ma olin Sakus koguduses, seal oli üks väike palvemaja ja laulsin seal seda liturgiat, nii nagu see käib, see on mulle nii kallis ja armas ja veelgi ma väga armastan ja austan seda kirikut. Ja siis südames põleb nii suur igatsus, et ma saan aru, et asjad ei ole nagu korras ja need ei saa iseenesest mõeldes korda, vaid ma pean selle Jeesusega kohtuma. Ja siis ma seisan seal, laulan ja järsku mu pilk tõuseb, ma vaatan aknast välja, ma näen kortermaja ees istuvad 2 vanaprovat. Ja ma kuulsin oma südames, kuidas Jumal ütles mulle, Joel, mine ja palveta nende eest. Ja siis ma ausalt ütlesin nagu vaimus vastu, et meil ei ole liturgias sellist kohta, kus me läheks kirikust välja palvetama inimeste eest. Ma päriselt ütlesin Jumalale nii. Aga siis Jumal ütles mulle, et aga Joel, kuidas sa saad minuga selle kogemuse, kui sa nüüd ei lähe? Sest selle taustal oli see, et ma ju teadsin, milline peab kristlase elu olema. Ma ju lugesin piiblit, ma lugesin apostlite tegusid, ma nägin oma vanavanemate kodu, ma
nägin enda ümber neid kristlasi, kes mitte ainult ei rääkinud Jeesusest, mida nad teavad temast, vaid nad rääkisid nii, nagu nad tunneksid teda. Ja see oli see, mida ma igatsesin. Ja siis ma mõtlesin, et see on minu võimalus. See on minu võimalus. Ma panin lauliku kinni, ma marssisin vaikselt sealt kirikust välja, otse üle selle muru. Ma läksin otse nende tädid juurde, ütlesin, tere, mina olen Joel kirikust, Jumal saatis, et ma tuleks palvetaks teiega. Otse nii ütlesin, sest see oli ainus info, mis mul oli. Tädid vaatavad mind. Teine tädidest hakkas nutma. Pisarad tulid silmi, hakkas nutma ja hakkas rääkima, et me oleme ära neetud, mu pere on ära neetud ja tütar on haige ja meil on nii palju, lihtsalt ohjeldamatult hakkas nutma. Ja ma värisen seal, kujutage ette. Minu teadvuses oli see, et ma pean surmani lihtsalt vastu pidama, et nagu kohtuda Jeesusega, et siis see asi läheb nagu päriseks kind of ja värki nii, aga nüüd see asi oli päris siin. Ma olin harjunud sellega, millega paljud võib-olla usklikud täna ka ja kogudustes on harjunud, et me teeme oma plaane ja me palume neile Jumala õnnistust. Aga nüüd ma avastasin, et mina ei olnud teinud plaane, vaid ma olin lihtsalt astunud Jumala plaanidesse. Tema oli korraldanud selle kohtumise nende tädidega. Ja ma värisen seal ja ma ei oska midagi öelda. Ma palvetasin nii, kuidas ma oskasin. Ta ütles, et ta on ära neetud, et tütar on haige ja nii. Ma leidsin, et ma palvetasin juba teisel korrusel, ta tütre eest palvetasin. Ja kõige selle lõpuks ma ei osanud mitte midagi muud öelda, kui et ma lähen nüüd tagasi kirikusse, aga ma võtan teid eestpalvesse. Me võtame eestpalvesse teid. Tädid teid sinna. Kujutage ette, mis mu sees käis. Ma sain aru, et see asi on päris. Jumal on päriselt täna ka võimeline meiega rääkima sellisel viisil, et mitte ainult me oleme oma palvekambris ja me räägime temaga ja siis, kui meie osa on läbi, siis uks paugub ja Jumal on nagu tahtsin hakata suga rääkima, aga sa ei kuulanud mind. Sa läksid jälle ära enne. Et Jumal päriselt saab rääkida. Ja ma läksin tagasi, ütlesin pastorile, et siuke asi juhtus, kas me saame need, ütlesin nimed eestpalvesse võtta ja läksin istusin oma pingile tagasi. Ja kahjustused sellest olid jäädavad. 11 aastat. 11 aastat ma olen seal käia ja elada seda elu, kus ma näen igapäevaselt imesid. Palvetada inimeste eest tänavatel. Jumal annab ateistidele uued põlved, uued seljad. Nad riiguvad ja käivad ja kõnnivad, mõtled, kuhu see valu sai, kui Jumalat pole olemas. No nüüd see on tema probleem, kui Jumalat pole olemas, et kus ta uue põlve sai. Aga olen näinud neid imesid, nüüd 11 aastat ma olen käinud seda elu täiesti uuel viisil. Ja see kõik algas sellest, et see ei saa jääda kusagile kaugele. Sest Jeesus ütleb ise seda, et teile on parem, et ma lähen ära, sest kui ma ei läheks, siis ei saadaks isa teile püha vaimu lohutajat. Aga kui ma lähen, siis ma saadan tema teie juurde, et ta oleks teie mitte enam kõrval, nii nagu Jeesus oli 2000 aastat tagasi jünglitel, vaid ta tuleb meie sisse ja teeb oma eluaseme siia. Mis tähendab seda, et nüüd, kui me ütleme päriselt, et me oleme Kristuse ihu kogudusena ja me oleme Kristuse ihu liikmed, siis mõtle sellele, miks on nii, et me ütleme, et me oleme Kristuse ihu, aga me teeme Joeli asju. Me peaks tegema Kristuse asju. Kas pole mitte nii? Et kui me ütleme nii väga, et me armastame Jeesust, kas see siis ei tähenda seda, et me peaks tegelikult teda armastama päriselt nii, nagu me suhtes võtame aega üksteise, me õpime tundma, me kuulame ära ja me räägime ja me niimoodi kasvame kokku. Mina ei võtnud omale naist brošüüri järgi. Ma ei armunud temasse sellest, et ma lugesin, mõõdud kirjas, enam pilt ka, võiks olla mu laste ema. Et ei ole nii. Vaid kui me õpime kedagi tundma ja siis enne kui armastus tuleb, siis tegelikult peab olema kohtumine, peab olema see tundma õppimine, peab võtma seda aega. Ma vaatan, milline lisaks sellele, kui kaunis mu naine on, siis ma vaatan nagu, kuidas ta mu naljade peale naerab ja kui tore temaga koos on olla ja kõik asju ja nii. Ja sealt sünnib see armastus ja Jeesusega. Miks me arvame, et need vaimsed asjad on nii palju erinevad nendest maistest nagu asjadest? Sest et Jeesus ise õpetab meid nägema seda asja selliselt, et Jumal on meie isa ja me oleme tema lapsed. Minul on 5 last ja ma räägin nende kõigiga. Ja selle 10 kuusega, kes veel ei saa midagi palju aru, aga ta kõnnib ja ta teeb blä-blä-blä. Ja siis ma ütlen talle ka, kuku. Ja ma räägin temaga. Jumal tahab rääkida iga oma lapsega. Ta tahab rääkida sinuga ja sinuga. Ja sinuga. Ta tahab rääkida iga ühega otse. Ta ei räägi ainult piiskopide ja ülemkarjastega ja kellega. Ta räägib iga oma lapsega. Ja meil tegelikult on see võimekus kuulda teda. 100% meil on võimekus kuulda. Sest et isana mina vastutan selle eest, et minu laps saaks aru, mis ma talle ütlen. Ma ei hakka rääkima oma 11-aastase pojaga. Ütleme nii, et räägin ühte juttu ja oma 3-aastase poisiga ma pean
samast asjast rääkima veits teisel viisil, et ta saaks aru. Mõelge sellele. Ja tegelikult Jumal vastutab selle eest, et ta räägiks sinule arusaadavas keeles. Ainuke asi, mis sinu ülesanne on teha, on olla isa lähedal. Nii lihtsad asjad. Nii lihtsad asjad. Ainuke asi, mis meie peame tegema, on olla isa lähedal. Ükskord üks pastoriks õppiv mees tuli mu käest küsima ka, et Joel, et räägid, kuidas sa nagu jutlusid ette valmistad ja asja. No hakkas sealt rääkima ja nii. Ja siis jõudsime sinna välja, et miks nendes kogudustes on kogudused näevad välimuselt erinevad välja ja osad inimesed, kes on käed püsti kogu aeg ja osad inimesed, kes on pikali kogu aeg ja osad inimesed, kes lihtsalt istuvad rahulikult, normaalselt ja on igast inimesi, eks ole. Ja osade inimeste eludes on nagu näha justkui seda, et päriselt, ta on nagu kogu aeg mingi nagu õljuks reaalselt. Ta käib nagu kogu aeg mingi Jeesusega, et tal on mingi Jeesuse naeratus kogu aeg näeb, et lihtsalt ta on nagu kogu aeg Jeesusega koos. Ja miks siis osad on niimoodi, et nad lihtsalt on selle usuga nagu surmani veel, see usk on vankumatu, nad on nagu sangarid ja seisavad nagu sambad. Ja nii, et miks see on nii erinev? Siis ma ütlesin talle ka, et vaata, kõik me oleme Jumala lapsed. Aga Jumal suhtleb meiega veits erinevalt. Ja mis sa arvad, kes saab tihemini sülle? Kas see, kes kogu aeg mängib tellist toas ja jookseb eest ära, või see, kes on isa juures? Isa. See laps saab lihtsalt rohkem sülle, sest ta igatseb rohkem seda lähedust. Ja see on küll meie enda igaühe valida, see temperatuur selles suhtes ja see lähedus Jumalaga. Ja see on super oluline ja miks ma seda kõike räägin, sest see loob vaata meile vundamendi selleks, et kui me räägime vaimuandidest, siis need on täpselt samamoodi, need on antud selle koguduse, mis on Jeesusele nii kallis. See on antud selle koguduse, ma ei ütle, et nagu edendamiseks, vaid ka selle eluks vajalikud asjad. Et nad peaks olema normaalne osa nagu koguduselust, mis tähendab seda, et neid vaimuande ei panda siia plärtsi ja põrandale, vaid need pannakse koguduse liikmete sisse. Need on pandud teie sisse, igaühe sees on need püha vaimu annid, mida tegelikult Jeesus tahab kasutada selleks, et seda kogudust ei saa üles ehitada. Okei. Üliäge. Nii, et sain kohtuda Jeesusega, ta vabastas mind. Ta vabastas mind minu sõltuvustest ja asjadest, millega ma olin juba proovinud nagu leppida ja mõelnud, et küll ükskord surma nagu vastu peaks lihtsalt, aga Jeesus päriselt vabastab ja ta saab vabastada sind ka. Ükskõik, mis asi see on, siis Jeesus saab sind teha täiesti vabaks. Täiesti vabaks. Et ära, siis Jumala sõna on tõde, ära oma tundeid usalda. Isegi kui sa oled võidelnud 20 aastat, siis ikkagi Jumala sõna kehtib. Jeesus on vabastaja, Jeesus on päästja. Ja täna ka. Nii, et mind hakkasid häirima piiblis sellised asjad, et miks on kirjas, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen ja teeb nendest hoopis suuremaid. Johannese 14:12. Ma mõtlesin, et metsa. Minu tunnistus Jeesusest on olnud see, et okei, Jeesus, et ma usun sinusse, kui keegi küsib, aga minu elu ei kandnud vilja. Ja nüüd pärast seda sündmust, kui ma saan aru, et Jumal päriselt, ta tahab ka mind kasutada sellisel viisil, et rääkida. Ma olin harjunud, et Jumal kasutab mind, kui ma võtan kitarri ja lähen lavale ja me teeme bändi ja selle muusika kaudu kuidagi aga et lavalt maha tulles, Joel elab Joeli elu. Kui ma lavale lähen sellesse teenistusse piltlikult, siis ma olen nagu Kristuse ihu. Aga kui ma astun siit välja, siis ma olen nagu jälle Joeli ihu. Aga see on ülitüütu ja ülinõme, sellepärast, et Joel teeb nõmedaid asju. Ta kogu aeg teha Kristuse asju, eks. Ja pühas vaimus elamine on see ainult, siis kes elab ihaliku loomuse järgi on kirjutatud, et ei suuda meeldida Jumalale. Me ei suuda oma nagu mõtete ja tunnete ja asjadega, me ei suuda meeldida Jumalale. Ainult selles vaimus käies, vaimus nagu võttes vastu Jumalat asju, kuulates värki, tehes neid Kristuse ihu asju värki, nii me suudame meeldida Jumalale. Ja minu jaoks ei ole mitte midagi kallimat ja tähtsamat siin elus, kui meeldida Jumalale. Kui meeldida Jumalale. Eile tuli üks noor tüdruk küsima, ma olin eile Tartus ja olin öösel seal ja õhtul oli noorte õhtu Tartu Pauluse koguduses, seal oli mingi 40 noort oli koos seal keldris ja see oli super fun ja üliäge. Ja siis üks tüdruk pärast tuli küsima ja ütleb, kuule, et sa räägid nii hästi, et sul on nagu midagi, sa kaasad ja värk ja nii. Ma ei saanud talle midagi öelda sellega, aga ma ütlesin, aitäh, et tead, et Jeesus on mind muutnud lihtsalt. Ja mis ma arvan on see, et mis, nad ütlesid ka, et eestlased on nagu kinnisid ja nad ei räägi eriti palju nii, siis ma ütlesin, et see on suht tõsi, et tegelikult on niimoodi, et ja see ei puuduta ainult nüüd pagana eestlasi, vaid ka kristlase eestlasi vahel, et me oleme harjunud oma elu elama silmamunad sisse poole.
teate, mis see tähendab? See tähendab seda, et ma tegelen iseendaga kogu aeg. Et ma tegelen nagu oma eluga. Ilmalik inimene tegeleb oma eluga selles mõttes, et kus mul läheb paremini, kus ma head palka saan, värgid, ta läheks paremini kõik asjad, et inimesed arvaks must hästi. Kristlased on selle ära vaimulikustanud, et me vaatame silmamunad sisse poole ja mõtleme, et okei, ma ei ole veel piisav, et ma läheks kellelegi Jeesusest jagama ja mul ei ole veel seda omadust ja ma ei oska veel ja nii. Ja me vaatame kogu enda peale. Aga Jumala sõna õpetab meid, et pööra need silmamunad plüps välja poole ja vaata Jeesust. Vaata Jeesuse peale. Vaata Jeesuse peale. Ja meie elu eesmärk ei ole ju ainult liikuda. Okei, ma pean poest piima kätte saama, eluks vajalik, ma liigun nii. Et tõsta vahel pilk lihtsalt ja vaata inimesi. Minu jaoks ka, ma ei ole loomust võib-olla selline, aga Jeesus on mind muutnud. Ta on muutnud mind selliseks, et ma julgen inimestele otsa vaadata ja lihtsalt küsida, ei, kuidas sul läheb? Et kas tead, et Jeesus armastab sind? Ja vahel me ise arvame seda, et ütleme nii, et kui rääkida nendest juba vaimuandide juurde, kohe läheme sinna ka. Enne selle esimese osa lõppu me jõuame sinna teemasse ja ma esitan seal ka ühe küsimuse teile, et mida saab siis arutada, aga ma praegu loon pinnast. Siis minu jaoks muutus 11 aastat tagasi see, et ma sain aru, et Jumal päriselt räägib, et see värk on päris. Jeesus vabastas mind, ma sain puhtaks. Puhastas mu südame, ma sain aru, et ma ei pea taga ajama neid maailma asju ja neid naudinguid ja neid asju siin ja värki nii, siis kui Jumal annab sulle uue südame, siis ta annab sulle uued himud, uued tahtmised, uued igatsused, uued soovid. Muidu meil on meie enda soovid. Sellepärast on ülioluline see, et Jumal tegeleks kogu aeg ka meie sees, meie südamega. Mitte, et meie tegeleme endaga, et Jumal lasta meiega tegeleda. Anyways. Ja mis siis muutus oli see, et ma sain aru, et see kõik, mis ma olengi rääkinud nendele noortele, see ongi tõsi, et Jeesus päriselt saab vabastada. Jeesus päriselt armastab igat inimest. Ja mõtlesin, et come on, ma tahan hakata sellest rääkima kõigile. Ja siis mu elu hakkaski välja nägema selline, et nii kui ma kodu uksest välja läksin, siis esimene inimene, keda ma nägin, siis ma ütlesin talle, et tead, Jeesus väga armastab sind. Eestlased on selles mõttes ülirahulikud, et nad ei võta relva välja, nad ei hakka sind kohe ähvardama ja taga ajama või politseid kutsuma, vaid nad ütlevad lihtsalt aitäh tihtipeale. Ja minu ettekujutus sellest asjast, vaadake kristlastena, me mõtleme ka vahel, et kuidas ma hakkan kellelegi rääkima, et ta ütleb mulle pahasti ja ta ei taha kuulda ja asja nii. Minu jaoks oli ülisuur üllatus. Ma mõtlesin, et okei, et see evangeeliumi jagamine, ma ei oska seda jagada täiuslikult selles mõttes, et hakata esimesest Moosese raamatust pihta ja rääkida käskudest ja siis patu langemisest ja kõigest ja Jeesusest ja lunastusest ja ilmutusraamatust ka. Ja siis inimese kähkusel porilombis ära ristida tee järjest, ma ei oska seda. Aga mis ma saan teha? Mis ma saan teha, kui ma lähen seal kassas järjekorras olen ja mul on võib-olla 5 sekundit, et ma saan selle müüjaga midagi öelda. Okei, ma ütlen talle seda, millega ma ei eksi. Ja see on 100% alati tõde. Tead, Jumal armastab sind. Ja see oli see, millega ma alustasin, sest ma tahtsin inimestele hakata päriselt rääkima seda, sest kuulge, me ütleme, et maailm on pime koht ja me ütleme, et meil on valgus. Miks me siis ära? Kui me ütleme, et maailm on lootusetu paik ja me ütleme, et meil on lootus, miks me siis ei jaga seda lootust maailmale? Kui lootus elab meie sees ja ta nimi on Jeesus Kristus ja ta on meie sisse tulnud pühavaimu kaudu, siis maailma inimese jaoks tema ellu peab see lootus tulema väljast poolt. Temas endas ei ole lootust. Kellel pole Kristust, tal ei ole lootust. Aga kui meie oleme vait, kust nad siis selle lootuse peaksid leidma? Need on lihtsad mõtted ja ma tean, et ma ei räägi neid teile esimest korda, et selles mõttes andke andeks mulle, aga ma lihtsalt tuletan meelde neid asju. Ja ma mõtlesin, mida ma jõuan teha. Ma jõuan öelda seda, et hei, et Jumal armastab sind. Ja kui ma vaatasin, et milliste nagu 90% inimestest, sa nägid, et see puudutas neid. Sest inimene ei kuule enam tänapäeval lihtsalt seda, et ma armastan sind või et keegi armastab sind või et üldse armastusest. See armastus on ära nii solgitud, et sellest on tehtud nii väärastunud pilt, et mis see on. Ja kui keegi võõras veider vend lihtsalt tuleb kassas ja ütleb ühe päeva lihtsalt, et tead, et Jumal väga armastab sind. Sest enamus inimesi arvab, et Jumal vihkab neid. Kõik teavad, et nad on patused. Selle kohta ei pea inimestel mingi erilist ilmutust nagu tulema, sest inimene teab, et ta on patune. Ja sellepärast, kui ta kohtub Jumala pühadusega, siis ta ütleb sama, mida Peetrus ütles, et mine minu juurest ära, ma olen patune mees. Aga Jeesus ei lähe ära. Ei lähe ära. Jääb hängima sinna, sest ta teab, et Peetruse jaoks ainus pääste on tema, Jeesus. Ja me kogudusena peame üles ärkama aru saama, et nende inimeste jaoks ainus võimalus kohtuda Jeesusega olen mina. Ma ütlen, et Jeesus elab minu sees.
ja ma nägin, et 90% inimestest see puudutas neid ja nad olid mingi nagu aitäh. Või siis osad ütlesid, et ei, mind küll ei armasta. Ja mõtle, ja sealt edasi, nii lihtne, sa ütled, muidugi armastab. Ta armastab kogu maailma, ta armastab igat inimest. Ja meie arvates see evangeeliumi kuulutamine, no ma olen hingelt evangelist, sellepärast ma keskendun sellele teemal. Muid vaimuainid on ka olemas või? Ja siis meie jaoks on see ettekujutus sellest, et mida me peaks tegema, kui me evangeeliumi jagame. See on nii crazy, suur, tohutu, mis kõik peab inimesele selgeks tegema, mida ta uskuma hakkama. Aga tegelikkus on see, et neil on kutsutud külvama. Ja kui sa külvad, siis sa külvad seemne. Ja seemne on ülipisike. Ja sellest piisab, et kasvaks puu. Meid ei ole kutsutud loopima puuhalgusid või mingisuguseid kändusid ja taimi ja potililli ja asju. Ei, seemneid. Seemneid külvama. Need ongi väiksed asjad, aga kujuta nüüd ette, kui kogudus ärkab. Ja mõtle, täna, kui me siit läheme, siis kogemata 5 inimest teist käivad rimis ja 5 inimest ütlevad sellele samale müüjale, et tead, Jumal väga armastab sind. Siis mõtle, mis see müüja teeb. Ta läheb õhtul koju, ta ei pane telekat käima, vaid ta mõtleb, et mis imelik päev see täna oli. Ja kes on see imelik Jumal, kes mind armastab? Ja mõelge, igaüks on teinud nagu nii väikse osa. Ainult ühe lause öelnud. Aga vaata, kui meie oleme sõnakuulelikud väikses, siis Jumal saab kasutada seda, et teha midagi suurt. Me mõtleme, et Jumal tahab kasutada ainult neid, kes on valmis Hispaaniasse kolima oma korteri ära müüma ja minema nii. Ei, hakka oma rimist pihta. Ole sõnakuulelik rimis, siis Jumal võiks Hispaaniasse kui vaja. Et teeme igaüks oma selle väikse osa ja kui ma natuke julgemaks sain ja lõvipasteeti sõin, siis ma hakkasin lisama sellele, et hei, Jumal armastab sind. Ma hakkasin lisama juurde lihtsalt selle küsimuse, et kuule, ma olen kristlane, ütle, kas on midagi, mille eest ma saaksin palvetada. Kas on midagi, mis sulle muret teeb, sinu tervisega või mis iganes rääkib. Ja te ei kujuta ette kassapidajad. Ma võtsin need esimesena ette sellepärast, et nad ei saanud kuskil minna. See oli nagu lihtne. Ja siis kui ma selle küsimuse olin küsinud, siis kassapidajad hakkasid rääkima, et mu pojal on epilepsia, ta on haige. Ja ma sain palvetada seal samas. Kõik see järjekord 5 inimest, kes on kõik ilmselt kristlased, kuna kristitud vaatavad, mis siin toimub. Ja ma sain palvetada ja ma näen, kuidas kassapidajad nutavad. Vahel oli nii, et keegi haige oli. Ma kutsusin sealt leti tagant välja, ma palvetasin, seljad said terveks. Tavaliselt naisterahvad, kes on tööl sellistes kohtades, bensujaamad ja poed ja värgid, nad tõstavad neid raskeid kaste ja värgid. Kõigil on seljad läbi. Tahad haigeid leida, poodidesse mine ja bensujaamadesse. Kõigil on probleemid, kõigil on tervisega, liigesed, värgid, asjad, nii. Seal on põhjust palvetada küll. Ja need olid need esimesed kohad. Ma lihtsalt räägin teile sellest, kuidas mina leidsin nagu selle enda jaoks, et kuidas käia nagu nendes vaimuandides, sest et meil ei ole lihtsalt oluline vaimuandidest teada ja teha märkmeid, vaid hakata käima nendes. See on nagu whole point, eks ole. Et hakkaks midagi toimuma ja muutuma. Nii et see oli see, mis minu jaoks sain nii reaalseks. Ja nüüd on need kahjustused on pöördumatud ja ma olen elanud seda. Täna hommikul ma olin Tartus hotellis ja ma hommikusööki sõin, siis mul tuli südamesse minna rääkima ka selle teenindajaga, kes see tüdruk seal oli. Seda ei ole lihtne teha. Sest vaata, point on sellest, et me vahel oleme halvasti surnud. Kui Jeesus ütleb, et me peame talle järgnemiseks, peame ise ennast salgama, eks ole, Matteuse 16, et kes tahab järgneda mulle, see salaku oma mina, võtku oma rist enda peale ja järgnegu mulle, eks. See tähendab ise endale suremist. Aga miks me oleme vahel halvasti surnud, on see, et vaata, kui sa ei ole surnud, siis sa kardad. Et äkki mind solvatakse, äkki keegi ütleb mulle midagi, vaata nii. Aga kui sa oled surnud ei saa solvata. Sa võid surnud jalaga togida, ta on täitsa suva, ta on ikka surnud. Sa võid talle peale sülitada, võid talle politsei kutsuda, võid püsi kaasta. Ta on juba surnud. Ja sellepärast Jeesus teades ette, et see tema jüngriks olemine siin maailmas ei saa olema lihtne, siis ta ütleb meile kohe ära, et on ainult üks võimalus, kuidas elada minu jüngrina. See tähendab seda, et sa pead oma elu maha panema. Sest muidu meie instinkt on see, et kaitsta oma elu, kaitsta oma mainet, kuidas ma välja näen, kuidas must arvatakse, mis värki rätatata. Ja ma ei julge mitte kunagi teha suud lahti kusagil ja tunnistada Jeesusest. Sest ma kardan, mida mulle öeldakse. Aga see on kuradi joonistatud üks nähtamatu joon. Kui sa sealt ükskord üle astud, siis sa näed, et see oli pettus, midagi ei juhtu, inimesed ootavad Jeesust. Inimesed ootavad Jeesust. Kõigile Jeesus meeldis. See tuleb võib-olla üllatusena, aga Markuse 6. peatükis on see, kus ta läheb üle Genetsareti järve ja ta läheb, no ma loen korraks ette. Võtame siis Markuse evangeeliumi 6 ja 6. peatüki lõpp. Seal on 53. salmist alates. Seal on üks lugu Jeesusest.
ja sellega me kohe lõpetame esimese osa. Lõpetame sellega. Ja sõitnud üle järve, see on siis Markuse 6, salmid 53-56. Ja sõitnud üle järve, tulid nad randa Genesaretis ja kui nad paadist välja astusid, tunti Jeesus kohe ära. Kohe tunti Jeesus ära. Jeesus oli kuulsus omal ajal. Meil on täna, eriti noortel ma räägin, siis meil on nagu selline pilt Jeesusest, et räägi ükskõik millest, mingist kolmandast silmast ja valgustatusest ja pudadest ja mudadest ja kõigest. Kõik on okei, kõik on cool, joobad, värgid, särgid, anna tulla. Nii kui sa ütled Jeesus, siis kõigil on mida sa räägid, nagu see on ülitüüpiline. Koolides, kõigist, isegi jumalatest ja energiatest ja kõigest võib rääkida, aga hakkad Jeesust mainima, siis kõigil on nagu mida värki. Ja tavaliselt need hoiaku andjad on need, kes ei ole temast midagi, kuulnudki või kuulnud, et ei tea mitte midagi, eks ju. Nii et ära sina ka, ära lase mitte kellelgi endale Jeesusest rääkida, kes ise Jeesust ei tunne. Mis tegelikult oli 2000 aastat tagasi, inimesed armastasid Jeesust. Nii kui ta tuli paadist välja, kohe tunti ära. Kuule, näe, vaata, Taukar läheb. Kohe tuntakse ära, kuulsus, eks ju. Ja mis siis tehakse? Kas lihtsalt minnakse selfit tegema? Nindi ruttu Jeesuse juurde ja siis keegi sõber võtab kivitahvli ja hakkab raiuma seal seda pilti kiiresti. Telefoni on võlnud ja... Ei, mis siis tehti? Tunti Jeesus kohe ära ja joosti läbi kogu too maakoht ning hakati haigeid kandma kanderaamidel sinna, kus ta kuuldi olevat. Täiesti crazy. Ja kuhu ta iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse ja asulatesse, asetati haiged turgudele ja paluti Jeesust, et nad saaksid puudutada kas või tema 6 valistust. Ja kes iganes teda puudutasid, need paranesid. Inimesed teadsid. Jeesus tuli ja tal tuli kohe meelde. Neil tuli kohe meelde, et mu isa on halvatud olnud 30 aastat. Või et mu õde ei saa kõndida või ta on pime, mu ema on pime. Ja neil tuli kohe, Jeesus, ta on ainuke võimalus. Ta on praegu ainuke võimalus. Ja siis otsiti kõige kiirem poiss, kõige väledamad jalad. Mine räägi kogu külale, et Jeesus tuli. Jeesust armastati. Jeesust oodati nendesse küladesse, nendesse paikadesse. Täna on Jeesuse nimi muutunud. Ei. Siis need, kes täna ka kohtuvad Jeesusega selleks, et ta neid aitaks, siis Jeesus aitab tänapäeval ka. Ja need, kes temasse põlgusega suhtuvad, siis need ei saa abi. See on täiesti crazy. Paljud jätavad ennast ise lihtsalt ilma sellest tervenemisest, ilma nendest vabanemistest, lihtsalt selle suhtumise pärast, et mingit põhjust ei ole Jeesust vihata. Mitte mingit põhjust. Inimesed armastasid. Ja kõik said terveks. Kõik said terveks. Kõik said terveks. See on meie Jeesus. See on see Jeesus, kes elab sinu ja minu sees. Ja see Jeesus tahab kasutada sinu ja minu käsi, et puudutada täna neid haigeid ja tervendada. See on uskumatult lihtne. Kui ma hakkaks selles käima ja seda uskuma, siis Jeesus hakkab tegutsema. Jumal ei anna meile püha vaimu väge selleks, et diivani peal istuda ja mitte midagi teha. See on täitsa okei, täna võite istuda, see on okei, ei pea tõusma. Aga saate aru mõttest, püha vaimu vägi ei saa avalduda, kui ma olen kodus üksi, vaatan telekat, et Jumal täida mind üle voolavalt oma väega. No kuidas see vägi välja peaks paistma? Aga kui sa paned selle püha vaimu väe ühte olukorda, kus sul on mees, kes on halvatud ja sa ütled talle Jeesuse nimel tõuse püsti ja sa näed, kuidas ta tõuseb püsti, siis on püha vaimu vägi saanud nähtavaks ja avalikuks. See on umbes nagu, ma ei tea, kes on Eestis mingi kõva ujuja. Kes see? Jefimova. Kutsud Jefimova endale külla. Ta on tippujuja. Ta ujub hästi kiiresti, nagu torpeedo. Kui tal treenerit poleks, siis ta ujuks sellest basseini seinast läbi ja paneks mööda maanteed edasi 30 kilomeetrit, enne kui peatama saab. Aga mis oli Jefimova? Eneli, ütleme Eneli. Aga Eneli tuleb sulle külla ja sa pakud talle torti, sa pakud talle kohvi ja Eneli istub sul toolis ja ta ajate juttu ja nii. Siis kust paistab välja Eneli kogu see vägi, mis tal selles ujumises välja paistab. Sa näed selle Eneli väge siis, kui sa võtad tal kratist kinni, sa võtad ta tordi ära, kohvi ära ja võtad kratist kinni, viskad ta vette. Vot, siis sa näed, milleks ta on võimeline. Ja sama on ka püha vaimuga. Meil on mõttetu paluda teda tühjadesse kohtadesse, kus ta ei saa midagi korda saata. Aga nii kui me astume nendesse paikadesse, kus ta vägi saab tulla ilmsiks, siis ta hakkab tegutsema, nii et me oleme ise pahvid. Ja ma siiamaani, täna päevani, ma olen imestunud, kui ma seal hotellis täna selle tüdruku eest palvetud, sain õnnistada teda. Tal tuli meelde, et ta on ristitud. Ma ütlesin, kas sa tead, et see Jeesus, kelle nimesse sa oled ristitud, siis ta on päris. Ja ta armastab sind üliväga. Aga ta ei tule vägisi sinu ellu, vaid ta tuleb alles siis, kui sa küsid, et Jumal, et kui sa oled päris, siis näita ennast mulle. Ja ma saan oma tunnistust jagada, et 11 aastat tagasi minu ellu ta tuli sellisel viisil ja sain teda õnnistada ja nii. Nii et kõik armastasid Jeesust, armastame meie ka. Jeesus on armastusväärne, me ei pea teda häbenema,
selle maailma ees, see maailm ei tunne lihtsalt teda. See maailm ei tunne lihtsalt teda. Me ei pea hakkama mingisugust kreeka keeles rääkima sellele maailmale Jeesusest, vaid me peame näitama seda, sest Jeesus ise ütleb, kes usub minusse, teeb neid samu tegusid. Ja lõpetuseks, nüüd kui me läheme pausile, siis me võtame korraks veel lahti selle esimese kirja korintlastele 12. peatüki, kus on nendest vaimuandidest juttu. Läheme siis teemasse. Kui äge! Mul on tunne, et Jeesus teeb siin midagi head ja ma juba näen, et ta teeb midagi head. Ja ma igatsen seda, et need muutused, mis ta täna sinu südames teeb, et sa oskaksid neid kalliks pidada, et sa hakkaksid kasvama ja et need muutused oleks püsivad. Niisiis, vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde. Just nagu oleks teid tagant sunnitud. Tummad ebajumalad tänapäeval, kõik kohad on tummas ja ebajumalad täis. Nad ei vasta su palvetele, nad ei tee mitte midagi. On 10 000 jumalaid maailmas, aga ainult üks on tõeline. See, kes suudab vastata palvetele, kes suudab suhelda suga, kes on elav jumal. Tänapäevani, see on tõde, see on kõik tõde. Come on. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes jumala vaimus räägib, ei ütle neetud olgu Jeesusest. Ning ükski ei suuda öelda Jeesus on issand muidu kui pühas vaimus. Okei, lähme ruttu. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga jumal on see sama. Küll on rikas jumal, mõtle, kui erinev ta saab olla. Kõiges viisides ja vaimus ja avaldamises ja ta on siis, ei saa purki panna. Ta on nii võimas ja suur. Aga igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Siin tuleb see kogudus, kui kalliks Jeesus peab kogudust, et ta annab nagu ühiseks kasuks, et kõik saaksid õnnistatud, kõik saaks rõõmustada. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt. Ühele usku, sest samas vaimus. Usk on üks kallimaid vaimuande, sellepärast, et kui keegi sinu kõrval õde või vend on mingis suures võitluses ja sinul on usuand, sa lähed, ütled talle, me usume koos, et Jeesus toob su sellest välja. See on eriliselt võitud inimesed on koguduses, need, kellel on usuand, see on nagu hullult kasulik ühe sõnaga. Teisele aga tervendamise armuande ikka sest samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriosa nõnda, nagu tema tahab. See on üks loetelu vaimuandidest, see, mida Jeesus oma vaimu kaudu, sellepärast ma rääkisin pühast vaimust, vaata, vaim toob need vaimuannid. Need ei ole tehnikad, inimlikud tehnikad, vaid need tulevad püha vaimuga kaasa. Tõsta käsi, kui sinu sees elab püha vaim. Halleluuja. No enamus siit kogudusest. Ei, ma teen näile kõik. Tublid olete. Et väga hea. Ja püha vaim meie sees, me ei pea kahtlema selles, et ta siin on. Kui sa tunned, et sa oled, ma olen halb kristlane. Püha vaim tuli mu sisse, ma sain päästetud ja nii, aga siis ma olen teinud pattu. See ei tähenda, et püha vaim on ära läinud. Osad kristlased elavad selle koormaga, et nad arvavad, et me oleme solvanud püha vaimu, ta on minu juures tuttu tõmmanud ja ta ei tule, ma ei tea, kas ta tuleb üldse tagasi enam nii. Mida Piibel ütleb püha vaimu kohta? Ta on õpetaja. No nii, kui paljud siit on õpetajad? Väga hea. Kes sinu klassis on kõige targem poiss? Ütle lihtsalt üks suvaline nimi. Paul. Paul tuleb klassi ette ja sa oled küsinud talt, et ta kirjutaks tahvlile, mis õpetaja sa oled? Ma olen klassiõpetaja. Esimeses klassis. Oi, ülitore. Paul tuleb klassi ette ja sa oled tal käskinud kirjutada midagi tahvlile. Ta teeb valesti seda. Nüüd, kui tihti on nii, et sa hakkad nutma selle peale ja sa jooksed klassist välja? Et kui Paul vastab valesti. Miks me arvame, et püha vaim nii käitub? Et kui meie eksime, et siis ta tõmbab uttu ja jätab meid maha? Ei. Ta ongi siin selleks, et sind kasvatada, sind aidata, sind õpetada. Nii et ole kindel selles, et püha vaim on sinu sees. Ja see teadmine on ülivajalik, see on vundament selleks, et sa võiksid uskuda, et ka vaimuannid saavad sinu kaudu liikuda ja töötada. Nüüd me lõpetame esimese osa ja ma jätan teile rühmavestluseks ühe küsimuse. Ja see küsimus on selline. Mis takistab sinul oma andide kasutamist täna? Nii koguduses kui isiklikult. Et kas on mingeid takistusi, miks sina ei saa oma vaimuande kasutada. Ja see takistus võib olla näiteks see, et ma ei tea, kas mul on need.
sellest me saame arutada või on mingid põhjused, et ma tean, et mul on prohvetlikult kõnelemisand, aga mul kunagi ei anta mikrist lihtsalt. Et mis on need takistused, miks täna, kui sinu sees elab püha vaim, sa ei saa mingil põhjusel neid oma vaimu ande kasutada, sest nad on mõeldud ühiseks kasuks. See on esimene küsimus. Sulle aitäh teile, et te kuulasite ja jumala õnnistagu neid vestlusi ja kohtume vast.